10 ringi, 3 kilomeetrit ja mulle tundus, et see on kõige õigem asi, millega tasub teha. 400-450 kilomeetrit kuus. Seal hakkabki, seal sa pead jõudma. Mõni käib jahil, mõni käib kalal. Mina käin poistega trennis, see on mul hobi ja mulle lihtsalt meeldib. Sa pead vaatama oma kehalisi eeldusi. Miks ma nii hästi noorteklassist välja tulin ja täiskasvanute klassis hästi jooksin. Siis oled pontsik selline, isegi ümmargune pontsik. Tere tulemast kuulama meie uut podcasti Tippudelt tulevikule. Tegemist on podcastiga, kus meile tulevad külla oma ala spetsialistid, kellelt on väga palju õppida ja huvitavaid nõuandeid kõrva taha panna. Suur aitäh ka Vilbelile, kes on sisustanud meie stuudio. Vilbeli poe lingi leiate videokirjeldusest. Põnevat kuulamist! Tere, mina olen Maarja-Liis. Ja mina olen Diana ja Johanna. Meil on väga hea meel tutvustada meie podcasti kõige esimest külalist, kes ma olen päris kindel, et teavad kõik Eesti jooksusõbrad. Tõeline legend, Enn Sellik. Tere, Enn! Tervist! No, kui me sulle helistasime esimest korda, siis mis sa mõtlesid või mis me tahame sult küsida? Ega ma midagi ei mõelnudki, no. Mis siin ikka? Kui tahetakse küsida, siis tuleb vastata. Sina, Enn, oled vist põhimõtteliselt terve elu jooksmisega tegelenud, eks? Ei, seal ikka vahepeal oli perioodi, kus nagu sellega ei tegelenud ka, nii et nii okay. Päris jutti see asi ei ole käinud. Okay. Kuidas sa üldse sattusid jooksurajale ja mis sind nooremana spordi juurde tõi? No ei tea, ega seal asi läks üsna lihtsalt. Meil moodustati Kohtla-Järve rajooni spordikool ja asi oli huvitav ja läksime kohe spordikooli ja hakkasime trenni tegema. Sa oled öelnud, et sinu esimene treening, kus jooksid 10 staadioni ringi, oli sulle täitsa mõnus kogemus. Kas tundsid juba siis, et jooksmine võiks olla midagi erilist sinu jaoks? Ei, no jah, ma sain suhteliselt lihtsalt sellega hakkama. 10 ringi, 3 kilomeetrit ja mulle tundus, et see on kõige õigem asi, millega tasub teha. Aga no sa käisid ju koolis ka samal ajal, kui sa nagu trenni tegid ja võistlustel käisid. Et kuidas kas see ei olnud sul raske samal ajal õppida? Need pinged olid, see oli ju trenn ja võistlused. Kuidas sa sellega toime tulid? No, loomulikult oli raske. Isegi väga raske oli, sest et kooli tuli minna 5 kilomeetriga augusele, nii et see võttis palju aega, nii kooli ja koolist koju tulek. Pluss siis veel, et ma juba tol ajal siis oli keskkooli esimeses klassist, käisin hommikul enne kooliga jooksmas. Okay. Ja siis peale jooksmist läksid kooli? Absoluutselt õige. Käies ikka ja kõndides ja. Aga kas vahepeal trenni minekut pidi keegi sind utsitama ka minema või kas ei olnud sellist mõtet, et täna küll ei viitsi minna? Ei, sellist perioodi ma ei mäleta, sellist ei ole olnud. No siis sa oled küll väga tubli sportlane olnud. No seda kindlasti. No olümpia on kõigile sportlastele, ütleme nii, et tipphetk. Sina oled olümpial lausa 2 korda osalenud. Kuidas oli seal võistelda ja mida sellest ajast kõige enam mäletad? No ütleme, meil oli kõige raskem. Nüüd on olümpiale pääs lihtsam. Meil nüüd on olümpianormid teada, siis on reitingutega saad, aga seal ütleme 40-50 aastat tagasi liidukoondises olid koondiste gisenormid ja need olid üle mõistuse kõrged, nii et sinna oli väga raske pääseda. Kui palju sa pidid üldse treenima, et maailma tippu jõuda sellisel ajal? Palju, väga palju. Ütleme niimoodi, et
Noh, kui ma siin mõned asjad nagu praegu ütlen, et noortele, et mina jooksin keskkoolis 6 kilomeetras oli mul juba 11. klassis 400-450 kilomeetrit kuus. Siis meil praegu Eestis ütleme täiskasvanud, eriti palju ka suurt sellest üle ei jookse, noh niimoodi, ütleme niimoodi 1500 meetri ennad. aga kui sina nagu treener, kas sa näed kedagi nagu praegusel ajal eestlastelt, kes võiks maailma tasemel joosta? No ütleme, siin üksikud on praegult, üksikud tüdrukud, kes võiksid tõusta maailma tasemele, aga ütleme, noorteklassis noormehi ma küll ei näe. No ütleme, praegult on, kes on noorteklassist välja tulnud, võiksid sinna poole pürgida, on 8 Sukku ja Deniss. On nagu keskvamehed, kes nagu sinna võiksid pürgida sinna jõudma, aga keskva või pikas jooksus. No Morten Siht algul nagu kerkis aasta tagasi esile, aga nüüd on jäänud nagu sinna pidama, nii et probleeme on. Okei, no eks siis näis tulevikus, mis tuleb. Aga no seda ju on teada, ma arvan, et üle maailma, et noh, näiteks jooksualadel ju ikkagi võidutsevad Keenia jooksjad üldiselt, mina olen seda tähele pannud. Kas see on nagu, millest see tuleneb või kas Keenia jooksjatel on midagi teistmoodi siis, et nemad nagu nii hästi jooksevad? See on niimoodi, et kõik kesk- ja pikamaa jooksjad harjutavad kõrgmäestikus ehk meie mõistes edu kõige kõvemad jooksvad Uganda, Keenia, Etioopia. Nad treenivad kõik 2500 meetrit, ütleme isegi üle. Et meie siit Euroopast suudaksime samades tingimustes trenni teha, on väga kulukas. See on niivõrd kulukas, et ei jätku. Sellist ressurssi ei ole, et iga kuu 3 nädalat olla kusagil kõrgmäestikus laagris. Ja ütleme niimoodi sellised kohad suvel nagu Šveits ja need on ülikallid, täpselt sama, Prantsusmaa on kallid, nii et ei pääse löögile. Ja, aga sina oled praegu ise treener. Miks sa hakkasid treeneriks üldse, mis sind nagu motiveeris? Ei, see on mul hobi. See on mul niimoodi, nagu mõni käib jahil, mõni käib kalal. Mina käin poistega trennis, see on mul hobi ja mulle lihtsalt meeldib. Aga kuidas näeb üldse sinu üks nagu tüüpiline päev treenerina välja? Et kui palju tööd ja nagu tööd see näeb, et treeneri tööd selline? Ei, no see on, ega see on suhteliselt, et põhi sellise asju, ma olen hommikul kella 4, kella 7 on umbes 3 kuni 2 tundi ma tegelen selliste treeningplaanidega. Ja siis käime trennis kas õhtupoole või siis hommikupoole, kui see võtab ka aega. No täna oli ka nii, et keskmiselt võtab 3 tundi aega. Okei, et siis nagu 1 korra päevast treenite või 2? Ei, no mina olen nendega koos 1 kord päevas, aga nemad peavad 2 korda treenida. Okei, aga näiteks kui meie Dianaga nüüd mõtleme, et tahaks ka hakata nagu jooksmisega tegelema või nagu käia jooksmas, siis kuidas me peaksime alustama? Kas sellest piisab, et mul on olemas tossud ja mul on olemas trenniriided, kas nüüd ongi nagu hästi, kas siis ma saangi jooksma hakata? Jaa, ei, see põhimõtteliselt on õige. Tormata ei tasu, aga miks ma nii hästi noorteklassist
välja tulin ja täiskasvanute klassis hästi jooksin. Seal on, point on selline, et sa pead jälgima oma pulssi ja meil nagu treeningus oli niimoodi, et Tõnissonil olid antud 3 tsooni, mida me pidime jälgima. Rahulik jooks, tempokrossi jooks ja siis lõikude jooks. Nii et kõik pulsid olid paigas. Ja kui te hakkategi jooksma, siis te peate sellest aru saama, et tavaline jooks ei tohi torvata. Et siis nii ei ole, et ma lähen välja ja siis mõtlen, et nüüd ma olen nii kiire, ma panen kohe spurdin selle 2 kilomeetrit. Jah, see ongi see, et sealt need vead tulevadki, et see 2 kilomeetrit tuleb joosta rahulikult otsast lõpuni. Aga milline see pulss peaks olema, kui... No see on niimoodi, et 140. See on 140 pulss on kõige rahulikuma jooksude ja seda peab jooksma, seda peab harjutama seda, et suudad seda jälgida. Ja et siis pigem kõrgemaks väga mitte lasta. Absoluutselt õiges. Okay, aga kas siis nagu nii, et iga päev jooksen selle sama pulsiga või kas see pulss nagu muutub või muutub kiirus või kuidas ma nagu arenen? See arenedki niimoodi. Ütleme, vaata, sellepärast ongi, et 3 tsoonis on niimoodi, et sa jooksed rahulikult, jooksed 140-ga, siis kui teed kiiremaid, teed pikemaid lõike, siis see pulss on 160, see 160 pulsiga jooks ja tõstab sinu võimekust, et sa jooksed, hakkad tulevikus jooksma ka 140 pulsiga kiirema ja 102 kilomeetrit. See tuleb iseenesest ju, see kiirus kasvab iseenesest. Aga siis kui jooksu juurde minna, et siis kui pikk peaks olema üldse nagu soojendusjooks, et nagu näiteks meil, ma ei tea, Liisuga oleme nii-öelda siis mitmevõistlejad, et kui pikk meie nagu soojendusjooks peaks olema? Ei, vaata, see on niimoodi, et olete, kes te tahate, olete mitmevõistlejad, aga hommikul te peaksite käima ikkagi jooksmas, rahuliku jooksmas. Jooksete, kui õpite juba gümnaasiumis, siis 2 kilomeetrit iga hommiku. Okei, selge. Aga kui ma olen näiteks hoopis kettaheitja, kas ma pean ka käima jooksmas? Aga muidugi. Okei, aga ma olen ka kuulnud sellist asja, et näiteks on sprinter. Siis räägitakse vahepeal sellist asja ka, et kui sprinter nüüd läheb hommikul jooksma aeglaselt, siis kas ta siis nagu lihas ei jää kuidagi ise aeglasemaks? Ei, lihas läheb paremaks kogu aeg. Ahaa, selge. Et sina ütled, et siis nagu kõik võiks kindlasti hakata jooksmas käima? Või niimoodi oma võimete piiris ikka. No, ma toon ühe näite näiteks niimoodi selline, teie ei tea võib-olla, aga oli üks kaugusüppe Robert Emmenjan. Minu teada ta lõi ka vist Euroopa rekordi, ta hüppas üsna palju, mingi 8. Ma täpselt ei tea, igatahes üle 8-60 kindlasti. Ja ta on armeenlane ja nüüd ta käib jookseb poolmaratone kaasas. Ja tervisesport on, jookseb Ain Helerand, vaadake, kõrgushüppajal hüppas, kui on tavalised rahvajooksud, Helerand jookseb siiamaani 10 kilomeetrit rahvajooksutel kaasa. Ei ole häda midagi, hüppajad. Okei, no väga põnev. No näed, tasub proovida. Tasub proovida tõesti, aga kuidas see lihas ikkagi siis nagu, kuidas ta paremaks muutub? Nagu tundub ju, et... Vaata, siis sul tekib vastupidavus. Iga sellise jooksuga, kõik arvavad, mina jooksin noorteklassis iga hommiku 2 kilomeetrit, siis järgmine aasta jooksin 3 kilomeetrit, 3. aasta jooksin 4 kilomeetrit. Ja seda igal hommikul. Ja kui sa jooksed seda igal hommikul, sa lähed kogu aeg paremaks, su lihased lähevad paremaks, järelikult sa saad sprintida ka paremini. Sa saad hüpata ka kõrgemale, sul on lihased tugevamad. Selge, aga siis hommikul näiteks lähen enne kooli, jooksen selle 2 kilomeetrit rahulikult, on ju, 140.
Seda sa ei pea kusagil arvestama. Ahah, okei. Seda sa trenni hulka ei arvesta. Aa, et siis See on nagu loomulik asi, see on nagu loomulik asi. okei, nagu hommikuvõimlemine. Absoluutselt. Okei, hommikul jooksen ära, siis käin koolis ja siis lähen Trenni. veel trenni ka. Loomulikult, no. Ja siis see nagu kuidagi mind ei väsita. Ei väsita mitte kunagi. Okei, no väga põnev. No siis tasub proovida. Proovi. aga siis sellest karjääri lõpetamisest näiteks, et kui ma olen jooksja, kas ma saan siis kohe nagu päeva pealt ära lõpetada jooksmise, et nagu ma lihtsalt enam ei taha teha või siis ma pean nagu veel nagu trenni edasi tegema, et sellest nagu üle minna? Ei, kui sa ikka, noh, see on niimoodi, et see on teatud tasemel, ütleme, kui sa ikka teed, üritad. Siin on nagu 2 pointi. Üks on niimoodi, kas sa tippspordis üritad jõuda oma trenniga medaliteni või sa teed sporti niimoodi, et lihtsalt osaleda võistlustel. Aga ootame, et ma olen juba medali juba, olen käinud 2 olümpial, 1 sain medali ja enam nagu üldse ei taha teha, et siis kas ma saan nagu lihtsalt ei pea enam tegema sporti või nagu... Ei, sa ikkagi peale seda, kui sa tahad nagu ära lõpetada, siis sa veel 2-3 aastat teed seda natukene nõrgemal tasemel. No sellest, et jooksus vastupäevasaladel need mahud on nii suured. Et siis, kui ei taha enam teha, siis ikka sunnitakse, et ikka pead veel 2 ei, aastat. sa ei pea sundima, see on loomulik, see tuleb iseenesest loomulikult. Sa teed, aga sa teed vähem natukene. Et siis lähen jälle hommikul 2 kilomeetrit aeglaselt. Ei, no siis juba jooksed hommikul 10 kilomeetrit. Siis sellega aega ei ole midagi teha. Aga mis siis nagu kehaga juhtub, et kui ma lihtsalt päeva peal lõpetan nagu? Ei, no siis oled ülekaalu, siis no pead. Siis oled pontsik selline, isegi ümmargune pontsik. Aga siis küsiks ka nagu astma ja jooksmine, et kas, kui mul on astma, kas siis ma ikka võin joosta või kas see on nagu halb, et ma jooksen või pigem on hea? Sul on raske joosta. Sa pead ravima. Aga kas siis nagu, kui mul on astma, siis ma üldse ei tohi joosta või? Ei, sa ravid ennast terveks, saad ikka joosta. Okay. Sa pead ravima. Ja kuidagi... Tänapäeval saad jagu sellest. Aga kas ma kuidagi nagu arendan seda nagu, et mul läheb astma paremaks, kui ma jooksen astmaga või nagu? Ei, ravimid ravivad nii, et sa ei saa arugi, et sul on astma. Okay. Ikka saad jagu. See on tahtmise küsimus. Okei, aga enne kui sportlane karjääri lõpetab, siis ta peab ikka, räägime veel sellest alustamisest natukene. Et kui näiteks sinu juurde tuleb noor sportlane, kes ütleb, et nii, nüüd ma tahan saada jooksjaks, siis kui kiiresti näiteks sina saaksid teha, et sellest sportlasest saab näiteks kõigepealt Eesti meister ja siis ta jõuaks ka kuskile maailma tasemel jooksma. Kui kaua see võtaks aega? Ütleme niimoodi, et see protsess on 7 aastat. 7 aastat. Sa pead vaeva nägema. Ütleme, esimesed aastad sa pead 2-3 aastat, kus sa saad niimoodi, et sa saad kõigiga pihta, et sa tunnetad tempot, sa jagad, sa ei pea isegi kella vaatama, kui kiiresti sa jooksed. Aga siin on nipp. On väga lihtsad nipid, mis on ära proovitud, mis on minul on ära katsetatud. Kuidas tuleb trenni ja ütleb, ta tahab joosta. Ma panen ta jooksma, nagu ta on, jookseb, ütleme 3 kilomeetrit. Ma lasen tal 3 kilomeetrit ära joosta ja siis ma küsin selle aja, mis ta ära jooksis 3 kilomeetrit ja palju tal pulss oli. Ja sealt hakkad ehitama. Sellepärast, et tavaliselt nad jooksevad selle 3 külti pulsiga 160-180. Ja siis on see aeg ka, aga ja siis hakkad võtma selle aeglasemaks, nii kaua kui jõuavad nad 140 pulsi peale. Võt siis selle pealt hakkad siis üles ehitama treeningut.
aga nagu milline on see vanus, kus ma saaksin üldse alustada, kas näiteks ei ole liiga hilja, kui ma olen, näiteks mina praegu läksin gümnaasiumisse ja tahaksin hakata jooksma, kas ei ole liiga hilja või millal see nagu vanus on, kus võiks? Hilja ei ole kunagi, sa võid ka 20-aastaselt hakata jooksma ja ka jõuad kaugele. Okay. 7 aastat harjutad ja 27 aastaselt maailma tipust. 7 aastat on siis see... No umbes läheb 7 aastat, jah. Aga mis üldse tähendab nagu puhkus sportlasele, kas või isegi jooksusportlase, et kui mul ongi puhkus, kas siis ma jooksen või lihtsalt puhkan, olen voodis? See on kui oled vastupeasaladega, siis näiteks nagu jooksja, siis sa pead õppima ka selle ära, et sa joostes suudad puhata. Ehk seesama ongi niimoodi, et sa jooksed aeglaselt. Ja sa pead, kui sa minu üleminekuperiood 1 kuu aega puhkust tähendas seda, et ma jooksin, kui ma septembris peale võistlusi oli see üleminekuperiood, kus ma puhkasin, siis parimatel aastatel ma jooksin hommikul 10 ja päeval 15 kilomeetrit niimoodi 5 korda nädalas ja 2 päeva ainult siis 10 kilomeetrit. Ehk siis puhkus oli... See oli puhkuse kuu, sõbrad, see oli puhkus. See oli puhkus, kuna ma jooksin aeglaselt. Aga kuidas on üldse nagu erinevad distantsid näiteks? Kas nagu kui ma olen maratoni jooksja, kas mul on lihtne joosta näiteks 5000 meetrit või kuidas see nagu on? Nüüd on niimoodi, et siin on üks Artur Liidert oli see treener, kellel oli 10 tees ja tema 1 tees on väga huvitav. Sa pead vaatama oma kehalisi eeldusi. Mina oli 174 sentimeetrit pikk. Ja kui ma olin noorteklassis, suutsin ma joosta 400, praktiliselt Eesti 400 meetri meestega enam-vähem võrdselt. Ma kaotasin, näiteks kui stardipakkudelt startisin, siis ma kaotasin, sest mina neid ei treeninud. Aga kui ma sain 10 meetrit edu, ega nad mind ei võitnud. Aga treener nägi kohe ära, et ma olen 174 sentimeetrit, mul ei ole mõtet keskmaas tulevikus midagi saavutada, kuigi ma olin kiiruse poolest väga kõva poiss. Ja ta pani kohe mind vastupidavust treenima, et ma kasutaksin selle oma võimed ära 5000 kiiruslikud võimed. Vastupidavus on arendada. Ja meil on väga paljud, ütleme, sportlased teinud sellise vea, et kui sul oled ikka, ei ole selliseid pikkuses ja neid eeliseid, siis oled nagu valmistud valele distantsile. Ehk teiste sõnadega, kui oled käbi, nagu väike käbi, ega sa seal 1500 midagi ära ei tee. Ehk siis pikkus loeb, ütleme nii? Keskjooksus loeb, nii et sa pead arvestama. Mina 174 sentimeetri pikkusega 1500 maailmas läbi ei oleks löönud. Kuigi ma jooksin ka maailmas, ütleme niimoodi 1500 normaalselt. Et mida pikem, seda parem siis? Aga samm poisid tulevad, kui sulle vastu tulevad meeter 90 kutid ja kui astuvad sul iga 100 meetril pikema sammu, kui sa lõpuks ikka kaotad. Okei, ütleme, et on väga hea pikk sportlane, see tuleb sinu trenni, ta on pikk, mõtled, ta oleks hea jooksja, pikama jooksja. Nii. Aga näiteks, kui ta nüüd treenib ja siis tal mingi hetk ikka mõtleb, et ei, ma ikka ei jaksa ja ma ikka ei taha, siis, aga sa näed, kui head eeldused. See tuleb päris kiiresti välja, kas sa talud seda pikamaad joosta või ei talu, nii et seda niimoodi, et tampida teises suunas seda ei tasu, nii et kui sul ei ole eeldusi, ega hapniku tarbimist ei ole, ega siis ei ole midagi teha. Aga kui nüüd on vastupidi, et ma ise nagu väga-väga tahan, aga ei ole seda võhma, siis kas siis on ka võimalik seda arendada kuidagi? Ei, see on teatud tasemel niimoodi, et sa võid tahta, mõni mees, ma võin ka tuua näiteks
tahtis väga maratoni joosta, aga sellise keha ehitusega ta elus jookseb maratoni. No, ja tulemus oligi, ega ta ei jooksnud, et sul tahtmist võib olla. Aga sa pead jälgima, et kui sa oled ikka niivõrd raske kuju, siis sa seda maratoni ikka läbi ei jooksnud. Et siis jooksja peab olema, et mida pikem ja saledam, siis seda parem. Ikka kaal mängib rolli. Selge. Ütleme, et ma tahan minna jooksma hommikul enne kooli. Aga tead, kui raske see on? On raske, jah. See on väga raske. Okay. Ma räägin sulle nüüd niimoodi, Deniss tuli minu juurde. Ma ütlesin niimoodi, sa ei tule mu trenni, tuled ainult ühel tingimuse, kui sa hakkad hommikul jooksma. Ta vandus, sülitas 3 kuud. 3 kuud nägi sellega vaeva ja siis lõpuks, kui ta selle hakkama sai, siis ütles, et miks ma varem seda ei teinud. Et siis hommikujooks on sina ütled väga oluline? No ühtes kõik, mis distantsi sa jooksed, sa pead sellega hakkama saama. See on distsipliin, sa pead olema tõrgut, te peate õigel ajal siis alati magama minema. Aga nüüd ongi see, näiteks ütleme, et ma käin koolis ka ja õhtul on mul, jõuan trennist koju ja õhtul on väga palju õppida ja siis ma ei jõuagi õigel ajal magama, saangi vähe magada. Kas ikka lähen hommikul? Aga sa pead jõudma. Vaat seal hakkabki, seal sa pead jõudma. Okay. Sa pead õigel ajal magama jõudma. Sa pead oma päevaplaani saama paika. Sa pead saama paika. Peab saama. Sa pead saama, sa pead harjutama, sa pead oma päevaplaani, sa ei pea, vot see panebki sul selle, et sa pead iga hommikul minema jooksma, siis järelikult sa pead oma päevaplaani saama nii ära tehtud, et sa saad õigel ajal magama. Okei, aga... No... See ongi kõige raske. Okei, aga kas see distants ongi hommikul 2 kilomeetrit? Nagu? Ei, see on niimoodi, et alustad 2 kilomeetrit. Okay. Aasta aega pead 2 kilomeetrit, iga hommiku, proovi. Okei, ja kogu aeg rahulikult, sama rahulikult? Kogu aeg sama rahulikult. Okei. No ma küsiks siis ise sellise küsimuse, et mina olen hästi palju seda kuulnud, et jooksmine ja kõndimine nagu põhimõtteliselt nagu põletavad sama palju kaloreid. Kas see on nagu päriselt tõsi või siis nagu, et siis nagu põhimõtteliselt jooksmine ja kõndimine on nagu sama? Ei, see on niimoodi, et mida vanemaks saadad, seda vähem jooksed, seda rohkem kõnnid. Algul ikka lipad, algul ikka jooksed. Okay. Aga mida näiteks sulle üldse on sport andnud elus? Nagu, jah, mis on sul andnud? Miks sa tegid seda kunagi? Ei, no see on, ütleme, et see feeling, kui no ma muidugi praegu siin jooksed või võistled Eestis, seda publikut ei ole, aga mina pääsesin mujale maailmas ja jooksukultuur Inglismaal, Kesk-Euroopas, tolle ajal ka Soomes. Need võistlused olid nii vägevad, et no staadionid olid täis ju. Seal ikka, kui sa Zürichis jooksed või jooksed seal Nizzas või jooksed seal Londonis. No see on, sest et ütleme niimoodi, et juba 40-50 aastat tagasi, ütleme, igal hommikul, kui sa läksid seal, kusagil mujal võistlustel ja läksid parki jooksma, siis park oli neid rahvajookseid täis. Jooks on populaarne Euroopas, ka maailmas on populaarne. Et te ei näe seal pargis ühtegi kettaid, kui sa lähed mööda, te näete ainult jooksid. Okei, sa rääkisid nendest võistlustest veel. Räägi, sa oled ju osanud 2 korda olümpial. Ja. Kas see oli ikka võimas tunne seal olla? No, see oli niimoodi, et ikka Montreal, kui staadion mahutab 60 või 70 000 ja see on ju rahvast täis ja möll käib ja jooksudele elatakse väga kõvasti kaasa.
ja sama on ka näiteks olid ka Inglismaal kõik need maavõistlused, need on vägevad. Aga kas sul tuleb meelde mõni sihuke põnev või tore nagu seik mingist võistlusest, näiteks olümpial, kas midagi nagu juhtus midagi või mingi sihuke põnev lugu, kas sul tuleb meelde midagi? Ei no, mis kõige selline, mis jääb eluks ajaks meelde, on Marylandis Nõukogude Liidu USA maavõistlus, kui Baltimooris olid estopäevad ja no see on 50 kilomeetrit Marylandist eemal. Ja see oli, kui ma sellest, me elasin Marylandi ülikooli nagu ühiselamus ja kui ma hommikul enne starti läksin välja 4 või 2 ja 4 Vene GKB-last olid kõrval ja saatsid mind kuni staadionini ja siis, kui ma staadion starti läksin, oli üks kurv ainult sinimust-valgeid lippe täis. Kas kujutad pilti 200 meetrist kuni 100-ni oli vähemalt 100 väliseestlast lippudega väljas. Nad olid kõik tulnud seda jooksu vaatama. Aga kui sa nagu näiteks oledki seal võistlustel, et kui palju siis nagu sellist pressi või sellist intervjuu siis peadki andma või selline... No ma nii kõva poiss ei olnud, et no eriti ei tüüdatud. Aga üldiselt ajakirjanikega ma läksin üsna kiiresti raksu, kuna oli neid, kes ikka läksid, panid ikka palju mööda. Teie olete nagu suuremad sõbrad ajakirjanikud. Et sa siis, sul nagu eriti meeltmööda ei olnud see ajakirjanikud? Ei, läks päris hästi läks alguses. Alguses oli päris mõnus, aga siis hakkasid panema poisid natuke nagu liialt, tead. Ja. Et kas nagu, kui sa tegeled isegi nagu, oledki jooksja, aga hakkab näiteks kas või mingi teine spordiala nagu huvi pakkuma, kas siis see on pigem nagu halb, et nagu kuidas see on niimoodi halb, et sa hakkad teist spordiala ka tegema? Ütleme niimoodi, kui veel kord tuleme selle momendi juurde tagasi, kui sa mõtled, et tahad jõuda medaliteni, siis see on välistatud. Sa lihtsalt, sa pead hoidma ennast, ega sa ei saa palli taguda jalaga, kui sul on pöiad, et sa lööd sellega saad kusagilt teiselt alalt vigastuse, nii et sa pead ennast hoidma, nii et muidugi on meeldiv näiteks midagi muud ka teha, aga sa pead olema kogu aeg distsiplineerima ennast sellega, et sa kusagil mujal vigastusi ei saaks. Okei, aga kui ma nüüd olengi professionaalne kaugushüppaja või kõrgushüppaja, siis ikkagi see hommikujooks, see on ju ka natuke teistmoodi asi või sa ütled, et see on ikkagi sa ei lõhu ennast seal. Okay. See on mõnus, see on mõnus. Jätame meelde. Kas sa ise käisid ka hommikuti jooksmas? No muidugi, kogu aeg. Okei, aga kas sinu treener oli kunagi nagu range või pigem leebe? Ja see oli selles suhtes kord oli majas, selles suhtes oli kord majas, et isegi kui me läheme jälle, me pidime jälgima neid pulsse. See oli nii karm. Ja korra ma küsisin, et miks me ei jookse nagu 20 kilomeetrit kohe tead. Ta ütles, et niimoodi, et sul ei ole vaja, et see on lihtsalt tahtejõu küsimus, et mine seisa pea peal see 2 tundi. See teeb üks sama välja, ta ei näite. Et need mõttetuid asju ei ole mõtet teha. Ja ma veel lisan niimoodi, et ma alustasin üldfüüsisest, ta oli meil harjutused topispalliga. Nii. Ja teine seda harjutused olid hüppeharjutused, 2 tüüpi hüppeharjutusi. Ma tegin neid noorteklassist kuni täiskasvanute klassini. Kui me olime näiteks, nüüd on ju igal pool on jõusaalid ja kõik, aga 50 aastat tagasi neid ju ei olnud. Kui me olime Kesk-Aasias laagris, siis selle
Topmispalli asemel me kasutasime tavalist kivi, ma loopisin kivi. Ja need harjutused, mis ma tegin noorteklassis, tegin kuni täiskasvanute klassi. Ma tegin ühte ja sama harjutusi kogu aeg ja ma nagu ei kulutanud energiat teiste harjutuste tegemisele. Sest teised harjutused mulle midagi juurde ei andnud. aga siis sellist kindlat sellist jõutrennipäeva ei olnudki või nagu sellist kindlat jõudu? Nagu, kus me teeme, kui me oleme Kesk-Aasias. Seal ei olnudki kus teha, seal ka ongigi olemas kusagil. noh, kiviga, nagu sa ütlesid. No see kivigi oligi, see oligi meie jõuartus. Okei. Aga kas siis on nii, et mida rohkem sa jooksed, seda paremaks jooksjaks sa saad? Kuidas see käib? Seal ei ole niimoodi. See kõik on tasakaalustatud. Sa peadki neid asju tasakaalustatult tegema. Et vahepeal kiviga ja siis vahepeal jooksed? See on iseenesest mõistatav. Jooksmises on täpselt samuti, need on need erinevad lõigud, erinevad tempod, kõik need asjad viivad sind edasi. See on väga selline, ütleme, väga palju peab seda reguleerima, palju mõtlema, palju tegema. Aga siis praegu ongi nagu, ma tean, et hästi osadel on nagu väga head tingimused spordi tegemiseks, aga paljudel ei ole, et siis kummas nagu tingimuses olekski nagu parem, et kas sul ongi head tingimused, jõusaal, kõik on nagu olemas või peadki kiviga või millegiga tegema? Ei mida paremad tingimused, seda meeldib. Siis on meeldiv teha. No siis jah. Ja, ega ta kõigi viletsates tingimustes ikka raske. Aga tegelikult ju on ju võimalik, kui ma väga tahan, aga mul ongi ainult kivi, siis tegelikult kas ma saaksin nagu selle kiviga harjutustega ka samale tasemele kui see, kellel on jõusaal ja näiteks ta nii väga ei taha. Kas me nagu oleme siis võrdsed? 13-17 ma jooksin 5000. 50 aastat keegi juua lähedale. Kõigil on saalid ja harjutused. Siiamaani ma ei näe Eestimaal, kas keegi üldse sinna liigi lähedale juua. Ei ole sellist meest. Aga siis praegu nagu lapsed ja täiskasvanud ei soovi nii palju seda, et nad ei ole sinna lähedale jooksnud või? Ei, lapsed on tublid. Noored lapsed on kõik tublid. Nad teevad palju asju ja kõike teevad, aga kusagil on see on tõsine probleem, sest et nagu meil, ütleme, kergejõustikus antud hetkel puudub nagu koondis. Iseenesest koondis nagu puudub. Meil ei ole, peaks iga seal jooksudistantsi esimene olema nagu koondises ja siis koondis teda aidatakse, et ta saaks edasi, aga see mentaliteet nagu puudub. Aga kas see on siis nagu võib-olla nii, et kunagi olid rangemad treenerid või kas praegu treenerid, kas osa treenerid ei ole liiga leebed või kuidas see nagu, kas see mõjutab ka? Treenerid annavad endast parima, ei saa midagi öelda, et nad kõik üritavad, et õpilased hästi esimeseks. Aga kuidas siis nagu tänapäeval on kõigil, iga lapsel on telefon, et kui palju see telefon siis seda nagu segab sellist trenni tegemist või seda? Ei, ma arvan, et ei sega, see tuleb kasuks ikka ju. Aga siis see nagu kuidagi ei ole selliseks, kuidas nüüd öelda, mõtlen. Ei, ta ei tee mugavaks, mina selle vastu küll ei ole, et nad räägivad siin, paljud räägivad, et lapsed, nii palju kui mina neid noori näen, nad on nii hakkajad ja nii tublid. Ehk siis telefon ei sega trenni tegemist? Kus ta segab, ei sega, see tuleb. Sinul nagu spordis, sa rääkisid, et see võistlus, kus oli Eesti lippudega olid terve see on siis kõige eredam hetk? Ei, olümpiamängud on ka eredad ja kui sa ikka saad finaali minna, siis see on, tase on ikka maailmas julm, tase on julm. Aga sul on pigem selline, et minul näiteks on niimoodi, et nagu
mul näiteks koduvõistlustel või kuskil sellisel nagu oma kodustaadionil nagu võistlustel nagu üldse ei ole sellist võistlustunnet ja väga hästi ei lähe, et kuidas sul nagu oli, kas sul pigem läks nagu suurtel võistlustel hästi või siis läkski nagu sellistel nii-öelda sellist tavalistel koduvõistlustel hästi? Ei no, meil oli ikka fookus ikka nende suurte võistluste jaoks. Neid osavõistlusi me võtsime niimoodi poole jõuga, aga enamuseks ikka oli suurteks võistlus. Meil teist variante ei olnud. Lihtne variant oli. Nüüd on niimoodi, et kui sa 40-50 aastat tagasi, kui sa olümpiamängudel finaali ei jõudnud, siis järgmisest olümpiatsüklist enam ei osalenud. Sealt tõsteti lihtsalt välja ja oli kõik. Siin on nüüd niimoodi, et sa võid 5 aastat käia olümpiamängudel osa võtmas. Sa pääsed ka sisse. Aga 50 aastat sellist võimalust ei antud. Aga siis praegu ongi nagu liiga lihtsasti saab olümpiamängudele või siis? Ei lihtsalt ei saa. Aga see on ka tunduvalt lihtsam on pääseda olümpiale kui 50 aastat tagasi. 50 aastat oli see seis väga range. Aga nüüd kui me teeme sellise kokkuvõtte, siis sina ütled, et hommikul siis, lähme jooksma hommikul. Nii, 2 kilomeetrit. Väga tublid olete, kui sellega hakkama saad. See, et kui te nädalas 1 või 2 korda saate, see ei lähe arvesse. Te peate proovima, anname teile esialgu armu aega, et 5 korda nädalas. 5 korda nädalas, okei. Ja kui sa niimoodi käid, niimoodi terve selle aasta, siis oled väga tubli. Aga kuidas siis talvel ma peaks käima? See on nii lihtne. Et talvel ka õues ikka? No ikka. Aga siis on nagu parem on värske õhk või siis kuidas nagu? No lähedki väljas käid, mida ei ole. Nojah, siis me Dianaga vist teame nüüd, mis me tegema peame. Rõõm kuulda. Okei. Aga aitäh sulle enne, et sa tulid meile podcasti, väga lõbus oli sinuga rääkida ja aitäh, et sa jagasid oma teekonda ja teadmisi ja me loodame, et kuulajad said ka inspiratsiooni ja uusi mõtteid ja teadmisi. Nii et kui kellelgi tekkis näiteks küsimusi Ennule, siis ma arvan, et Enn, sa ikka vastad julgelt ja... No kui julgelt, aga... No see kade ei ole õpetusi olnud. No seda kindlasti. No väga tore, siis võite saata meile küsimusi ja neile saame kindlasti vastuse. Enn annab nendele kindlasti vastuse. Jah. Suur aitäh, et Enn, sa tulid ja olid nõus tulema. Ja palun.